Tere! Just täpselt nii, et mina räägin siis KIS-i taustajõust, andmetest, Tallinna aluskaardist ja ise olen siis Tartu Ülikoolis õppisin geograafiat, töötasin linnaplaneerimises kunagi kartograafina, siis vahepeal lennuliiklusteeninduses lennunduskaartide koostajana ja nüüd olen tagasi linnas strateegiakeskuses. Tänased teemad. Räägin siis meie Tallinna 1-2000 andmestikust ja see on meil olemas nii CAD kui GIS formaadis ja see struktuuri oleme aastate jooksul juba mõned korrad lihtsustanud, plaanime seda veelgi teha, ehk siis nii andmete pidev uuendamine on töös kui ka siis selle andmestiku struktuuri uuendus. Ja lähtuvalt just sellest, et kellele neid andmeid on vaja, et paremini siis kasutajaid toetada. Toon välja ka enda tegemised just nende aluskaardi andmetega ja siis veidi spekuleerime tuleviku osas. Tallinn kogub siis andmeid, päris detailseid andmeid ja see aluskaardi andmestik ise loodi 2008 aastal sarnaselt ETAC-i eeskujul geoandmebaasina Tallinna CAD-i failidest. Küll aga on selle struktuur võrdlemisi keeruline ja detailne, mistõttu me olemegi siis ajas seda katsunud lihtsustada ja muuta. Just eesmärgiga ikka toetada paremini linnaplaneerimist ja juhtimist. Ja see andmestik saigi siis loodud selle jaoks, et linn siis saaks ise omada ja uuendada seda detailset aluskaardi andmestikku. Ja see aluskaart katab siis terve Tallinna territooriumi ja sellele on selle uuendamise protsess on samuti ajas muutunud, et varem siis tehti seda, ostsime seda lausaliselt sisse ja seda tehti stereos, aga praegu on turul selliseid pakkujaid ei ole, mistõttu hetkel seda stereo uuendamist ei toimu. Toon välja ka erinevaid kasutajaid ja värskem seis on üleval meie geoportaalis ja andmed on nii ise alla laetavad CAD-i kujul kui ka GIS kujul ja lisaks siis veel VMS-teenuste näol. Siin siis ongi näha, et need on kõik need kihid, mis on meil praeguse seisuga aluskaardi andmestikus ja mida me siis uuendame ja katsume ajakohasena hoida. Need on kokku 28 kihti ja nende all on siis veel omakorda erinevad tüübid. Nagu näha, on see päris kirju, aga juba on siin toimunud aastate jooksul muudatusi. Peamised allikad siis andmeuuenduseks, nagu ma mainisin, et siis varem toimus stereos ja ma tol ajal siis Maa-ameti, nüüd Maru ortofoto alusel. Mina uuendan samuti eelkõige on mul aluseks Tallinna geomõõdistuste infosüsteemist leitavad ehitusjärgsed mõõdistused ja teealade kohta teostusmõõdistused. Lisaks siis kasutan ehitisregistrit, kus on leitavad siis hoonete materjal ja kõrgusinfo. Kõrgusinfot muidugi saab mõõdistuselt ka sageli, aga lihtsalt seal on see materjali teema ka veel. Lisaks toetab Infra 360 teederakendus minu tööd ja palju on abiks ka meie enda vigade andmebaas, mida kolleegid siis saavad täiendada ja tuua välja siis uuendamist vajavaid piirkondi. Lisaks on meil ka linnaplaneerimises kohanime korraldaja, kes siis oma
uued tänavanimede määrused ja parkide nimed kõik mulle edastab. Siis minu töö on hetkel veel ArcMapis, kuigi sel aastal on mul üks oluline eesmärk seda ka proos testida, et kasutan oma töös päris palju topoloogiat, sest need aitavadki vältida vigu ja vähendavad siis käsitsi parandamist ja aitavadki säilitada siis objektide loogilist seda seotust, et näiteks siin on näha, et on vaja kaaristada lisaks hoonele ka terrass ja kui ma selle maapinna seest välja lõikan, meil on olemas ka servajooned andmestikus ja selle jaoks, et ma neid topelt tegima ei peaks, et siis topoloogia tööriist aitabki mul need servajooned siis luua, et sealt saangi valida create feature ja siis juba määrata servajoonele vajamineva tüübi. Praegu siis struktuuri muudatustest, mida me oleme teinud aja jooksul, et näiteks olid varasemalt meil ainult hoone detailid ja rajatised, sellist väiksemate rajatistena ja nende all oli kindlasti vaja maapind katki lõigata. Nüüd paar aastat tagasi siis tehti erirajatiste kiht selle jaoks, et maapinda ei peaks nii väikeste pindade all lõikama lahti. Ja need on näiteks erirajatiste alla kuuluvad katusealused, sillad, tunnelid, küll paadisillad ainult. Et lisaks maa-aluste hoonete eritüüpe me ei erista enam. Maakatet oleme lihtsustanud omajagu, et varem oli vastavalt sarnaselt meie tänavavõrgule eristatud kõrvaltänavad, põhimaanteed, et nüüd on ainult sõiduteed ja jalg- ja kergliiklusteed. Et see maakatte lihtsustamine on meil tegelikult endiselt päevakorras, et sealt veelgi hõlpsamaks seda kasutajat poolt saada ja põhiliselt uuendamist ka. Postid ja valgustid sai liidetud omavahel, et ei peaks topelt kaaristama ja ongi eesmärk ikkagi, et aluskaart oleks kasutajasõbralikum ja selle uuendamine efektiivsem. Kes neid andmeid siis kasutab? Minu enda osakond, KIS-osakond on loonud selle andmestiku põhjal erinevaid teenuseid. Need on samuti veebist kättesaadavad. On põhiliselt taustateenused on detailne aluskaart, üldine ja hübriidaluskaardi teenus, mis on ja siis lisaks veel palju erinevaid kaardirakendusi ja infosüsteeme. Siin siis ongi näha väljavõte sellest detailsest aluskaardi teenusest, et siin on nüüd reaalselt siis kõik hooneosa tekstid, kus siis on näha korruselisus, hoone materjal ja siis tüüp, et näiteks 2KÜ on kahekordne kivist ühiskondlik hoone ja E on siis elukondlik hoone ja siis kui on näiteks 2E, siis see tähendab, et on kahekordne elukondlik hoone, mis on puidust, et siis ei olegi seal tähte. Maru detailne tõesti. Ja siis on üldine aluskaardi teenus. Siin on siis hooneosasid ei ole enam välja toodud, aga samas on olemas endiselt aadresstekstid ja sellisem parem, kui on vaja rohkem lisainfot kuvada võib-olla. Hübriid aluskaart näeb üksinda selline nukker välja, aga kui siia panna alla Maa-ameti, siin on Maa-amet, mitte Maa- ja Ruumiamet, ortofototeenus, et siis on siin peal kenasti näha meie hooned, aadresstekstid ja tänavateljed. Et ka saab lisada andmeid ja visualiseerida. Siis meie kaardirakendused, mis
mida meil on hirmus palju tegelikult, et neid on nii avalikke kui ka sisekasutuseks, et avalikest kõige suuremat kasutust leiab kindlasti veebikaart. Lisaks tõin siin, ma juba saangi ette, et veebikaart, seal on väga palju kihte, mis aja jooksul ka tegelikult mõned vahetuvad, mõned lisanduvad vastavalt sellele, kas näiteks andmed on piisavalt ajakohased, kas meil on nende andmete jaoks olemas vastutaja, kes omab reaalsest seisust ülevaadet ja uuendab neid jooksvalt pidevalt. Et siin lisaks linnamudel, kus on ka aluskaardi andmestikku kasutatud, Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu veebiraamat, avalik rakendus, siin küll aluskaardi andmeid on hetkel väga vähe näha, kõik muu andmestik on peal. Planeeringute register kasutab meie aluskaarti. Ja lisaks erinevad ametiasutused enda analüüside tegemiseks, ideede testimiseks ja nagu öeldud, siis kuna neid andmeid saab ka alla laadida, siis ka paljud projekteerijad ja planeerijad kasutavad neid oma töid tehes. Minu põhitöö on siis selle andmestiku pidev ajakohasena hoidmine ja uuendamine ja lisaks siis selle andme pealt kaartide tegemine. Et praegu on mul kõige rohkem olnud koostööd ettevõtlusosakonnaga turismikaartide tegemisel. Lisaks on mul tihe koostöö ka linnadisaineriga, kellel on pahatihti vaja kaardipõhjasid ja just on teemaks ka linnaosapiiride muudatusskeemid ja ühistranspordikaardid. Välikaardid ongi need uued turismikaardid, et linnal oli uhke plaan teha viidanduse süsteem, aga see jäi veidi soiku, aga sellele vaatamata tehti läbi suur disainiprotsess ja said valmis sellised uhked lillade raamidega kaardid. Ja kuna välikaartide puhul oli vaja uusi kaarte, siis see viidanduse disain võeti üle. Ja nüüd kõik välikaardid, mida me oleme turismi tarbeks teinud, on siis selle uue disainiga. Ja siin on siis näha, on turismiinfokeskuse ees on üks välikaart, on see Niguliste oma. Neid on linnapildis vanalinnas veel 4 tükki erinevate asukohtade kohta. Ja siis on näiteks välitualettide peal on sellise kujundusega kaardid, nagu see Kadrioru pargi näide. Ja siis see töö on mul koostöös disainagentuuriga Tank. Et see on siis turismi info või ettevõtluse osakonna koostööpartner. Ja linnadisaineril on vaja siis selliseid väikseid kaardikesi sageli, kus on vaja näidata mingite tänavate sulgemist, ümbersõitusid ja sellised. Ja siis nagu ma mainisin, siis minu praegu töösprojektid ongi, et vaateplatvormid saavad ka uueks oma kaartide osas, et praegu on vana disainiga ja nüüd tulevad 8 uut välikaarti uue disainiga. Ja just konverentsi ajal sain ka kutse ühistranspordikaartide kohtumisele, et see oli ammu teada, et tõenäoliselt ka neid peab hakkama uuendama, peab. Ja väga oluline toode, mis meil on iga 5 aasta tagant, on Tallinna seinakaart ja see on siis ka meie andmete alusel valmistab seda Regio ja see peaks siis suvel valmima. Kaardistamise tuleviku osas, et mulle väga meeldis Maa- ja Ruumiameti direktori välja toodud aspektid, et andmekvaliteedi olulisus ja see, et andmed, mida erinevad andmekogud korjavad ja kaardistavad, et need võiks olla võimalikult sarnased.
ja see, et see kaasaks ka või noh, tooks kaasa ka selle, et andmeid oleks võimalik omavahel vahetada hõlpsamini. Et nagu ka ETAK-i puhul meie oleme ka mõelnud andmete kihtide kaupa uuendamisele, aga ja mingi hetk ka testisime seda tänavavõrguga, aga see ei toiminud väga hästi, sellepärast et siis see maakattega nad ei klappinud nii hästi, aga testima peab veel ja praegu meil ongi, et tahaks veel ja veel ikkagi seda struktuuri lihtsustada, samas on vaja ikkagi lähtuda kasutajatest ja paljudele kasutajatele on ka praegune andmestik liiga vähe detailne. Mistõttu me tahamegi võib-olla viia ka läbi intervjuusid nende põhikasutajatega, et nende vajadused ära kaardistada ja sealt edasi plaane mõelda, aga täpselt samamoodi nagu Marul ka on ikkagi vaja mõelda andmehõive automatiseerimisele ja andmete ühtlustamisele, lihtsustamisele. Kuidas see kõik välja näeb, veel ei tea. Aitäh!